kui nüüd on natukene kohvi joodud ja magusat ka proovitud, siis jätkame hea meelega meie tänase kogukonna seminariga. Ja minul on puhas rõõm kutsuda lavale meie tänane järgmine esineja, Kaisa Linno. Aplaus Kaisa. Ja enne Kaisa aga esinema mainin ära, et Kaisa on Eesti Maaülikooli keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia nooremteadur, kelle uurimustöö ja kirg loodusturismi vastu keskenduvad aktiivselt Lahemaa piirkonna arendamisele. Kaisa on MTÜ Kolga Seltsi tegevjuht ning üks MTÜ Lahemaa turismiühing asutajatest ja juhatuse liige, mis rõhutab tema pühendumust just kohaliku kogukonna turismi arengule. Ta on öelnud, et Lahemaa rahvuspark on meie Lahemaa inimesed. Tema eesmärk on aidata kujundada piirkonda ühtse ja kestliku sihtkohana. Kaisa Linno visioon aitab täna avada Kahala järve ümbruse potentsiaali nii kohalikele loodussõpradele kaugemalt kui ka kõigile vastutundliku turismiga tegutsevale külalisele. Palun, Kaisa. Tere, proovin nüüd seda mikrita, et see okei. Et kõigepealt aitäh, Janno, nii äge, et sa sellise asja oled teinud ja siin. Ja mitte Kolga Seltsi, vaid Kolgaküla Seltsi. Et meil on siis MTÜ Kolgaküla Selts, kes haldab seda rahvamaja. Ja täpsemalt siis oma doktoritööd kirjutan ma sellisel teemal nagu rahvusparkide koostöös juhtimine. Ja miks ma seda teen, ongi see, et Lahemaa on nii äge ja siin ongi selline kogukondlik aktiivsus väga suur, nagu ka tänasest üritusest näha. Aga vaatasin siis natukene algatuseks ka järvede turismist, et mis siis maailmas asjast arvatakse. Ja selgus, et Janno on ka väga aktuaalse teema leidnud, et üleüldiselt on järved ju turismis puhkuses väga olulisel kohal igal pool maailmas. Küll aga järvesid väga palju ei ole uuritud, mitte ainult turismis, vaid üleüldiselt, et kui mõelda seda, kui palju uuritakse ookeane, meresid ja siis võtame sinna kõrvale järved, et see ongi selline huvitav teema, millega tulebki rohkem tegeleda. Ja küll aga siis hakkas silma see, et 2005. aastal toimus Soomes esimene selline järvede turismialane teaduskonverents ja üleüldse, eks saadavad Soomes on. Siin on pilt on ka siis samal linnast, et pildil kohe näha, mis ja kuidas on. Aga Põhjamaades siis väidetavalt, kuhu me tahame ka kuuluda, on siis maastikud ja eriti veel siis ka veekogud, ka selline oluline osa sellest paikkondlikust identiteeditunnetusest. Nii et ma arvan, et suurem jagu inimesi siin siis tunnetab ka seda Kahala järve tähtsust. Aga kui me räägime siin piirkonnas üleüldse turismist, siis me loomulikult räägime Lahemaa rahvuspargist. Sellest ei saa üle ega ümber. Ja Lahemaa on siis väga äge ja ainuvaatne koht, et mitte ainult Eesti esimene rahvuspark, vaid tegelikult oli ta ju kogu endise Nõukogude Liidu kõige esimene rahvuspark. Nii et ta just siia tehti 1971. aastal
see on ikkagi märkimisväärne saavutus ja sellel on ka põhjus. Ja üks oluline põhjus ongi need maastikud, on ju. Ja siit, mida mina tahan alati kohaliku inimese ja uurijana välja tuua, et lisaks sellele siis, et see 200 000 umbes külastajat on siis RMK nende loendurite järgi võetud, on ju, et ega me väga täpselt ei teagi Lahemaa külastajate ja ööbijate arvu, kuna me oleme kahe maakonna vahel ja poolenisti siis suurem pool rahvusparkist on Harjumaal, veidi väiksem pool Lääne-Virumaal ja statistika käib ju maakondade põhiselt. Aga mis on oluline siis ja mis ka maailma mastaabis on see, et meil on siin üle 3000 elaniku. Et see on üks asi, mis ikkagi on, et me päriselt elame siin ja täiesti tavalist elu, et mida minu käest ka ikka aeg-ajalt küsitakse, et kuidas see on ja näiteks viimane selline vakantne kiri oli just eelmine nädal, kui mulle kirjutati, et kas ma kahjuks ei tea, mis maalane see oli, aga Gmaili aadressid küll küsimus, et kas 1. jaanuaril on Lahemaa rahvuspark avatud. Et see, igal pool maailmas ei ole nii. Ja Kahala siis on ka Lahemaa kõige suurem järg. Ja Lahemaa suuruselt teine järg on siin samas Kollekülas Lohjajärg ja siis kolmas Käsmoon. Eks need on, ma arvan, et mitte ainult suuremad järged, vaid ka just sellise identiteedi ja tuntuse poolest kindlasti üle. Viitna järg oli alguses rahvusparki piirides, mida enam ei ole, või Viitna järved. Ja võib-olla seal isegi on see külastus tänapäevani kõige nagu suurem või ütleme just sellest turismi vaatest võib pigem Viitna järvedest rääkida. Aga neid kolm siis tegelikult jah, et mis siin turismist rääkida, et väga ju nende järvedega otseselt turismi ei seo. See on pilt, mida ma ka alati tahan näidata, siis Lahemaa rahvusparki põhimäärus, et vast näete, mis siin on alla joonitud, et see oligi see, kus siis, kui Lahemaa rahvuspark loodi, et see lähenemine selline, et muidu oli ikkagi enne valdavalt see, et rahvuspark on see looduse teema, et siis Lahemaa sel ajal siis hakkas tekkima see kultuuripärand, et ongi oluline siis ka see inimese pärand ja koostöös inimesega rahvusparki arendamine ja külastus. Väike kaart ka, et Lahemaa rahvuspark siis praeguse viimaste piiride järgi on siis maantee, Tallinna-Narva maantee on siis selle rahvusparki lõunapiiriks. Aga kuna me siin Kolgapalas oleme ja Kahala järvest on juba räägitud küll, siis ma ikkagi natukene räägin Lohja järvest ka. Et kõigepealt siin üks ilus pilt 30. aastast, kus siis oligi ikkagi Lohja järv selline oluline osa meie külaelust, et kus ikkagi kogu aeg käidi nii siis kala püüdmas kui ka lihtsalt ilu nautimas, pikniku pidamas, paadiga sõitmas. Aga Lohja järve kurb saatus üks oli siis see, et 63. aastal, see on vähemalt, et pildid on alles, on huvitav, et seda järve siis mürgitati. Ma ei tea, kas keegi siin kalateatastest tahaks sellest midagi rohkem rääkida.
mingid sellel ajal kasutati niisugust mürki nagu roteloon, et kui taheti kala kooslus ära vahetada, siis võeti selle loodusliku mürgi kõik teised kalad võeti. Siin oli artikkel oli siis 71. aastast, kus oli seda pikemalt kirjeldatud, et kuidas see kõik käis ja mis selle tulemusel siis oli. Siin on siis olukloorpineen nimetatud, ma ei tea, kas siis vastab. Aga ja vaadake, Rasvaselt tõi välja, et selline teadlik mürgitamiskatse on meie vabariigis jäänud ka ainsaks. Ma ei tea, kas see vastab tõele. Igal juhul Settlega siis jah, üritati seda, et hakatakse, kas oli vist, et taheti mingeid lõhelisi siia hakata kasvatama. Ja alguses siis veel ei õnnestunud siis põlevi tuhka ka ja et ikka kõik ära sureks. Aga kokkuvõttes ega see Lohja järve seis on praegu ikka väga, väga hull. Küll aga mingil hetkel 70-ndatel oli ta ikkagi see kartkala kasvatamine õnnestus ja oli nii, et kui rahvusparki alguses oligi siis, selle asja nimi oli Lohja järve kalastusbaas, et ma ei tea, kas Paul äkki sa mõne sõnaga räägid, mäletad, mis siin täpsemalt oli? Ei mäleta. Okei. Kolgapüla inimestest hakkam keegi ka. Igal juhul oli see, et nii nagu Vatsislav rääkis enne just, oligi seal mingid sellised telgid või puittelgid, et sai majutada, sai paate rentida. Nii et veel siis vist ikkagi 80-ndate alguses ka oli selline ikkagi võiks nimetada uhke koht. Minu lapsepõlves siis ka 80-ndatel, et siis me seal ikkagi ujumas käisime, see oli küll siinpool kaldas, et see kalabaas oli siis Loksa pool. Ja üleüldse näiteks, kui ajaloolisi artikleid, pilte otsida Loksast 20-ndast, 30-ndatest, siis on päris palju Lohja järvest ka juttu. Et kui teate ju, et Loksa oli kõva puurak, et siis Loksa inimesed käisid ka palju Lohja järve ääres. Aga praegu jah, sellest ei ole ka suht midagi järgi. Nii et kui nüüd mõelda seda, et miskit võiks selle Kahala järvega sellist turistlikku mõelda, siis miks mitte võtta kõik Lahemaa järved või vähemalt need suured järved, et kuidagi kompaktselt koos arendada, et mõelda välja, nii et Janno võib-olla järgmine konverents siis on Lahemaa järved. Aga siis Janno tahtis veel, et ma räägiksin, et kes siis Lahemaal käivad. Ka see statistika on natukene keeruline. RMK siis seirab külastajaid ja teeb ka siis sellist küsitlust. Ja siis Visit Estoniast oleme saanud mingeid andmeid ja oma ettevõtjad ka siis kuigi palju koguvad andmeid. Aga ma arvan, et Lahemaa on selline, kuna esimene rahvuspark Eestis, et sellised minu vanused ja vanemad inimesed ikkagi valdavalt teavad hästi. Noorematel on juba natuke teistmoodi. Ja just on selline hea nostalgiline tunne ka, et raske on leida Eestis inimest, kes ei oleks Lahemaal käinud. Ja siis ikka tahetakse tagasi ka tulla. Et päris palju külastabki Lahemaad, külastajad on siis eestlased. Enne kõike siis nende RMK taristul ja looduses. Aga kui välismaalastest rääkida, siis ilmselt ikka kõige rohkem on sakslasi ja hollandlasi, kuigi nüüd viimaste aastatega on tore näha, et on ikka hästi laiaks läinud see erinevate rahvaste hulk, et hästi palju ikkagi päris Kesk- ja Lõuna-Euroopast, et itaaliasi ja hispaanlasi, prantslasi on nagu tore näha.
ma ei tea, kas Timo või Ulmi, kuidas te muuseumist saate kommenteerida? No ikka ütleme pooleks niimoodi, et sakslane kindlasti keskealine sakslane abikaasad ja siis eestlane. Natukene toonasi, ütleme, koroona sai ära tegelikult meie asiaadid, aga nad tulevad vaikselt tagasi. No Vene turist on üldse kadunud, eks. Aga tasapisi, me oleme peaaegu koroona ja see tasapisi, aga saksa turist. Jah, ma arvan, mõisas muidugi käivad rohkem isegi veel ka sakslased, kuigi ka looduses. Timo, sa ütled ka mõne sõna? Jaa, et selles mõttes on sul õigus, et need saksa turistid on just suvilisel ajal nagu siuke suur artikkel nii-öelda ja muul ajal siis väljaspool siukest külastusaega ehk siis väljaspool maist kuni augustini on peamiselt kooliõpilased gruppidena, kes meil käivad. Aga jah, seda Aasia turisti on peale koroonat tõesti vähem, et varem oli hästi palju sellist kruiisituristi, kes tuli Tallinnast bussiga, käisid nii-öelda Viru rabas ära ja siis sõitsid tagasi, et kohalikul nagu turismi-inimesel on siin ilmselt nagu väga palju ei olnud, aga kindlasti Viru raba külastatavuse numbrid viisid nagu kõvasti üles ja hollandlased kindlasti ja Kesk-Euroopast ka. Jah, et eks nüüd ongi neid väikseid gruppe rohkem ja ikkagi ma arvan, et nii siis see on sama nagu see RMK-ga meie ettevõtjate juures, et ikkagi valdavalt tullaksegi see looduse pärast. Et see kultuuripärand, seda, me ise saame sinna rohkem pitkida, aga ikkagi see rahvuspark, see sõna on see, mis on hästi kõnetab, kutsub. Ja kus siis infot, et ongi eestlased ikka seesama oma kogemus või tuttavatelt, aga ka siis internetist ja kui Visit Estonia lehte, siis mis on nagu Eestis turismi väravmaailma ainu Visit Estonia. Seal on rahvuspargi nimi on hästi popp ja mis nad toovad ise välja, et ta on ka selline kvaliteetne otsing nii-öelda. Et sealt ei ole see, et lihtsalt suvaliselt, vaid et rahvusparki otsivad need, kes juba teavad, mida nad tahavad ja sellele siis tihti järgneb ka tegu, et nad siis tulevad ka ja Lahemaa on siis enam-vähem pooled korrad, kes juba rahvusparki Visit Estoniat otsivad, tahavad Lahemaad. Ja ka neid objekte, mis Eesti 6 rahvuspargist siis Visit Estonias on, et umbes pooled neist on siis Lahemaaga seotud. Nii et kokkuvõttes siis Visit Estonia sõnul Lahemaa on just see koht, kuhu saab planeerida nii lühikest looduskülastust kui ka siis pikemat peatumist, et on majutuskohti ka. Ja nüüd järgnevad reklaamiminutid, et siis Lahemaa turismiühing. Et kõik, kes on siin Lahemaal turismist huvitatud, teaksid, et meiega koos on veel parem. Ja meie sõnum siis on, et jah, see Lahemaa on vaikus ja rahu, mis on rahvuspargis niikuinii, aga tegelikult on Lahemaal siis ka see erksus, just see selline kogukondlik vaimne erksus. Ja sellega, et meil 5 aastat oleme tegutsenud, et meil on 50 liiget, me oleme Eesti just liikmete arvu poolest kõige suurem turismi klaster. Ja tegutseme siiamaani vabatahtlikult, aga meil on siis koostöölepingud on nii Keskkonnaameti kui Valsatega ja Maaülikooliga ja Arenduskojaga näiteks. Mis me teeme, kõik inimesed, kes mingist teemast on huvitatud, mitte ainult meie liikmed, on alati oodatud Lahemaa turismifoorumitele, mida me korraldame vähemalt kord aastas. Ja juba 4 aastat koolitame ja atesteerime giide Lahemaal, et oleks
siis neid külastajaid vastu võtavad. Meil on Loksal olnud mobiilne infokohvik ja teeme rattalaenutust, et propageerida kestlikku liikumist. Et inimesed saaksid ühistranspordiga Tallinnast vabalt Lahemaale tulla ja siis siin rattaga ringi liikuda. Ja kõik siis teeme sellist üldist Lahemaa turundust, meie ettevõtjate turundust, aga see on siis kõik selline just kogukonna võtmes. Et mitte lihtsalt, et tule meie matarajale, vaid tule võtta kohalik kiidlemine matarajale. Aga kui nüüd peaks olema siin kedagi Kahala kandist inimest, kes tunneb, et tahaks hakata turismiga tegelema, siis ma nõustun kõikide nende eelkõnelejatega, kes on siin erinevaid nüansse välja toonud. Et kindlasti tänapäevases maailmas, kui turismiga alustada, esimene asi on mõelda see hästi läbi. Kestlikkus on võtmesõna, Lahemaa on rahvuspark, Lahemaa on Euroopa Kaitsealade Liidu Europarki sertifikaadiga, ülemaailmse roheliste sihtkohtade sertifikaadiga, et meil peame ikkagi arvestama sellise laiema mõjuga, seda enam, et siin muutuvas kliimas ikkagi me peame olema valmis selleks, et ühel hetkel ja kõikide nende kiirete sotsiaalmeedia kanalitega, et ei tuleks jällegi liiga palju turiste ja sellepärast järveturism peaks olema ka selliselt, et võib-olla kohe algusest vaadata seda suuremat pilti, eelkõige siis vaadata seda Kahala järve kui oma nende maastikega ja siis siin on mõned sellised lingid ka, et kestliku turismi kohta tasuks enne uurida. Harjumaal on siis Harju ettevõtlusarenduskeskus, HEAK, kus alustavad ettevõtjad saavad nõu küsida. Kui mõelda seda, et kust mingit toetust turismile küsida, siis see ei ole tänapäeval nii lihtne. Et pigem seda oleks lihtsam mingi muu teemaga siduda. Küll on puhtalt selline turismi võimalus ja selline hea kohalik meede on siis see liidermeede, mis meil käib läbi arenduskoja ja seal on märtsi alguses tulevad uued taotlusvoorud, nii et kindlasti seda jällegi link on kohe olemas. Aga koostöö, et see on nii äge, mis te olete oma seal üritustele teinud, eelkõige peab kohaliku kogukonnaga läbi rääkima või siis kui kogukond ise teebki, et ennetada neid igasuguseid võimalikke hilisemaid pretensioone. Üks huvitav mõte on, mis läheb sinna Kahala maastikene välja, on Riina Laanetu Tsitrikülast, mis te eestvedaja, et sealt Tsitriküla arendada, aga seda siis teha selline suur tsitriala, et kui suuri ja nuksida. Nii et tasuks Riinaga läbi rääkida. Aga võin julgelt öelda, et juba ju midagi turismist tehakse, ja just täpselt selliselt, nagu ma rääkisin, et see kestlik ja seda maastikku arvestades, et on ju vana siis nagu Iisaka talu, aga uus Lahemaa pärimuskoda on ju. Siin on pilt avatud talude taevast ühest suvest. Ja juba mainitud Hiie talu, kus on ses suhtes vahva, et see järv on nagu osaluse sellest turismi arendusest. Ja Toomani talumuuseum siis ka ju natukene eemal, aga ikkagi ütleme samal maastikul ja ei ole võib-olla nüüd nii aktiivne turismi tegija, aga ikkagi nad ju suvel on avatud talude päeval avatud ja armas koht.
ja Nali saab vastu panna kiusatusele ikka jääkad ka esile tuua, et ses mõttes väga hea näide sellest, kuidas kogukondlik arendus ja veel madal hooajal, sest ega meil ju põhiline probleem turismis ongi see hooajalisus, nii et super, kui seda suudate ka jätkata ja pindu teile selleks. Ja lõpetuseks siis üks tore pilt ilmselt turismis maailmas kõige tuntumast Loch Nessist, et mis võib-olla võiks olla see sõnum siin, et ühelt poolt oluline on, eks ju, see lugu. Ma arvan, et Kahala järvel on neid lugusid küll oluline, kuidas need nüüd niimoodi võimalikult huvitavaks ja söödavaks teha. Aga teiselt poolt, et ma arvan, et me ei peaks neid soitlasi selle vastu liiga palju kadestama, et ega liiga kuulsaks ei ole mõistlik ka saada, on. Aga aitäh ja siis kelle huvi Visit Lahemaa.com on Lahemaa turismiühingu koduleht. Ja publiku seast on tulnud ka küsimus, mis edaspidist koostöö sidepunkti näed kahe ühingu vahel? Nii, kas küsija täpsustab? Just, ma arvan küll. Et siin on kahe ühingu vahel muidugi välja toodud, aga ma millest arvan, äkki siin on mõeldud siis Kahala järve külade seltsi ja Lahemaa turismiühingut. Ma usun, just. Ja. Ma arvan seda, et me peame selle Janno kuidagi saama ära näpsata. Ei, mitte selles suhtes ära, et jääda ilma tast, aga seda Jannol vist seda energiat on nii palju, et tasub see Lahemaa hüvanguks laiemalt ära kasutada. Tegelikult ma kommenteerin ka seda, me oleme Aivaga päris edukalt ka rahvusvaheliselt koostööd teinud, üks toidu blogi ja saatis meie korraldatud kliimalaadale ja kirjutas päris uhke artikli sellest, et nemad saavad suunata meie üritustele just sellist inimest, kes siis laias maailmas käib ja räägib siis meie väikestest kogukonna üritustest, ilusaid lugusid ja toob siis järgmine kaasa või kaasa. Igastahes, et eks meie ühingu roll natukene ongi see selline erinevate osapoolte kokkuliinija. Et Visit Estonia tihtilugu meie poole just pöördubki, kuna Lahemaa on nii Tallinna lähedal ja siis on ikkagi hea kedagi siia saata ajakirjanikke ja suunamidijaid, et siis ja meie jällegi tahame alati selle looduse kõrval näidata seda vahvat kogukonda, nii et jah. On tulnud publiku seast veel küsimusi jällegi? Et siis ma usun, et suur tänu Kaisale me teeme ja näitame ka kaasa ja me teeme niisuguse paariminutilise kerge pausi, me sätime siin lava siis valmis selliselt, et kõik tänased esinejad saavad osaleda meie väikeses niisuguses arutelublokis ja samamoodi liitub meiega siis inimene RFK-st ja siis mõne minuti pärast olemegi valmis.